Tere tulemast tagasi. Mina olen Julia Abram ja sa kuuled Eesti 100 loomaarsti. Tänane külaline on töötanud väga mitmel ametipostil ja ausalt öeldes isegi mina suutsin päris mitmed nendest vahele jätta. Aga kõik need seiklused, kõik need erinevad keerkäigud on teinud temast selle inimese, kes ta täna on. Ja täna tegeleb ta väga hea meelega loomade käitumisega. Külaline on Anu Poopu. Tere, Anu. Tere. Mina tean, et sina tulid just värskelt Kanadast. Vastab tõele. Mis sa tegid seal? Mina tegelesin oma hobiga. Okei, ma tegelikult ma käisin seal õppimas, sest miks ma ütlesin hobiga, sellepärast, et mulle on kogu aeg meeldinud loomade käitumine ja nende käitumisprobleemide ravi, aga see eeldab ka nendest asjadest arusaamist ja mul õnnestus minna sinna nädalaks ajaks õppima. Karen Õver oli korraldatud koolitusele, mis oli väga kõrgetasemeline ja ma olen väga rahul. Suurepärane. Ma tahaks kindlasti jõuda selle teadmiseni, et kuidas see käitumine, loomade käitumine sulle üldse huvi hakkas pakkuma, aga iga inimese elus on sellised konkreetsed sammud või hetked, mis on teda viinud eluteel ühele või teisele poole. Kas sa räägiks mõnest sellisest eluhetkest või üldse võib-olla loetledki mõned nendest, mis on viinud sind siia tänasesse päeva, et võib-olla alustada seal lapsepõlvest? Ma mäletan lapsepõlvest seda, et ega ma mingi lihtne tegelane ei olnud emale. Aga kui me, lihtsalt nagu kui me kolisime, ma sündisin Tallinnas, aga me kolisime Saaremaale, kui ma sain 5-ks ja siis ma mäletan seda, kuidas selles värskes elurajoonis me mängisime 4 tankisti ja koera. Ja see koer oli alati see teema ja neid raamatuid, mis oli seotud kuidagi koertega, neid midagi oli, mida ma alati hingasin sisse endasse, ja kuna Saaremaal oli isa vanematel talu, siis siin olid loomad ja kui minu enda koer siin jäi niimoodi haigeks, et teda ei olnud nagu võimalik aidata või kuidagi ma tundsin ja tajusin seda emotsiooni, et ma olen jõuetu, siis oli see, et ma tahan saada loomaarstiks. Ma arvan, et see oli võib-olla kuskil, ma ei tea, 7-8-aastasena. Ja see oli niisugune lapse soov, sealt edasi olid need loomad kogu aeg mu elus, ratsutamine, mingisugusel hetkel jällegi see koer, kellest ma enne rääkisin, see oli siin vanavanemate juures, aga me ise elasime tegelikult Kuressaare servas korteris ja ma tahtsin nagu oma koera. Ja siis ühel hetkel, kuna isa sõitis kogu aeg merd, siis ema pidi meid hästi palju kantseldama, ise tema oli õpetaja, pidi meid kantseldama ja siis ühel hetkel ma vist olin toonud koju mingisuguse kutsika kuskilt, mille ma ütlesin, et selle kutsika sa viid nüüd tagasi, aga siis ta leidis mulle lahenduseks selle, et ma sain minna ratsutama, mis ei olnud, ma arvan, et tegelikult tema südamele kõige õigem. Ma mõtlen valik, sest sellega kaasnes väga palju südamemuret. Miks? Sest see ratsutamine tähendas Saaremaa mõistes seda, et ma sattusin küll esialgu ja Kaidi Kask oli see, kes ka on ju loomaarst. Et tema abiga sattusin sinna ja see kõigepealt see tall oli ikkagi selline, kus olid nagu välja õpetatud takistussõidu hobused, aga sealt edasi see teekond läks
läks nii, et meie treener nagu sattus teistesse tallidesse, seal olid välja õpetamata hobused. ja eks ka sinnasamasse talli sattus kohati selliseid hobuseid, kes oli vaja välja sõita selleks, et nad jälle maha müüa, et see oli niisugune aeg Eestis. Ja sellega kaasnes nii mõndagi, et seda, kas tütar tuleb koju tervena või mitte tervena või kas ta jõuab koju. Noh, need mõtted, ma arvan, olid emal päris tihti peas. Ja telefone ju ei olnud. ja selliseid mõtteid me hakkame mõtlema alles siis, kui ise oleme vanemad, et enne seda me nagu ei teadvusta seda muret või seda tõelist südamevalu. Ma tunnen, et oma laste puhul see on niimoodi, et ja siis vaatad, nüüd ma saan aru emast nii palju paremini. jah, ma arvan, et see kuidagi küll minule jõudis kohale varasemalt, me ei ole temaga sellest kunagi hiljem rääkinud ja praegu enam ei ole võimalik rääkida, aga ma ise kuidagi, ma arvan, et ma ei tea, kas see oli ülikooli alguses või kuskil, kus mulle torkas niisugune mõte pähe, et võib-olla see ei olnud nagu tal et see ei olnud seotud oma lastega tegelikult sellel hetkel, kui see arvamine minusse tekkis. Aga ma olen nõus, et lastega tuleb teine mõõde asjadesse. Kas ma saan õigesti aru, et sul on veel 2 õde? Ikka, õigesti, täiesti õigesti. Ja vendi? Vendi ei ole teadaolevat. et ma just mõtlesin, sa ütlesid, et te mängisite 4, kuidas te ütlesite, tsiteerisid seda raamatut vist? Ja 4 takisti ja koeraga, aga see ei olnud õdedega, vaid see oli seal nende kohalikega, kes seal kohalikud poisid. Ja siis see koera roll oli seal või siis selle, ma ei tea, mis selle naisosatäitja roll, üks medõde või kes ta seal oli, nii mul on see praegu meeles, aga jah, just. Et sinu puhul on huvitav see, et ka sinu noorem õde on õppinud loomaarstiks. Kuidas niimoodi juhtus, et kelle mõjutused need olid? Ma ei tea. Võib-olla need olid minu mõjutused, seda peab Liisi käest küsima, aga noh, ta on minust nii palju noorem, et sellel hetkel jällegi elu siin nii palju võib-olla pöördus, et kui mina käisin tallis siis Kuressaare lähedal, siis ühel hetkel, kui kõiki neid kolhoose, sovhoose järjest nagu nende tegevust lõpetati, siis need hobused jäid üsna sellisesse vaeslapse rolli, jah, ja siis ma käisin isale nagu uni peale, et kuule, et seal ühes tallis neid loomi nagu ma ei tea, kas viiakse lihakombinaati või müüakse maha ja seal ka esines seda, et kuna personali ei olnud, et siis nad olid natukese hooletus seisus seal, et ostame sealt ühe hobuse ära ja isa loomulikult sellega alguses ei nõustunud, aga lõpuks ma sain endale siia hobuse ja siin Tehumardis tegelikkuses väike õde nagu kasvas selles vaimus natukese ja minu nende tegevuste taustal, et ma arvan, et sest tänaseks hetkeks on tema see, kes julgeb hobusele lähedale minna ja julgeb sealt alla kukkuda, et minul on natukese raskem, ma küll lähen vahel hobuse selga, aga mul on see aukartus nende ees niivõrd suur, temal seda ei ole ja võib-olla täna on nagu rohkem selline no temal on kogu aeg olnud see soov nende hobustega tegeleda ja osaliselt nagu seda suurloomaarstida, aga ma arvan, et see kuskilt on sealt erinevate asjade kokkusattumise tõttu nii läinud, et ka tema on loomaarst. Jah, sest see on huvitav, et Eestis on veel mõned niisugused juhud, kus siis lähisugulased on loomaarstiks läinud, et kui mõtlen oma venna peale, siis ma absoluutselt ei kujuta ette neid seal positsioonis. Et sellepärast ongi huvitav. No seda loomaarstinduse teemat ju meie peres või nagu läbi minu on temani jõudnud ka ju veel läbi Valdeko, et
tegelikkuses oli see ju pidevalt, me olime kogu aeg selle asja sees ja tema vahel olles meie juures ju see siis oli äge. Suutsite jätta erialast väga hea ja põneva mulje, on ju? Noh, No küllap vist. ma ütlen, et peaks tema käest küsima, et see on jällegi asi, mida minu arust ma ei ole temaga läbi rääkinud, et ta sihuke väike sabarak oli ja aga noh, minu mõtted olid nagu kuskil mujal sellel hetkel. Räägi oma ülikooli ajast. Kuidas olid need esimesed aastad või kus oli raske, kus oli lihtsam? Minu arust oli, minu jaoks ma tean, et kõige keerulisem oli tegelikult see, kuidas üldse see, et ma sain, läksin loomaarstiks õppima, ma arvan, et teiste jaoks see oli ümberkaudsete jaoks see oli kuidagi selge. Mina seal sellel hetkel, kui oli vaja seda valikut teha, siis Kuressaares ma käisin majanduskallakuga klassis ja siis oli seal veel muid asju, et mida minna või mida mitte minna, aga siin ma pean jälle tänama oma võib-olla ema-isa, kes mind nii palju suunas ja minuga siukseid natuke sügavamaid vestluseid pidas. Nii et sealt ma sinna Tartusse neid katseid tegema läksin, sisse ma sain ja võib-olla see kodust äraminek oli hästi selline keeruline, see ülikooli algus oli väga-väga keeruline minu jaoks, ma tean, et ma arvan, et ma põdesin seal väga raskekujulist depressiooni ja toanaabritele võis see väljenduda tihtipeale niimoodi, et ma lihtsalt jalutasin uksest välja ja ei öelnud kellelegi, kus ma olen või mida ma teen ja siis ma mingil hetkel laekusin tagasi, ma olin nagu niisugune vaikiv sihuke. Aga ma arvan, et sealt ühel hetkel kindlasti pöördemoment selles seltsielus või üldse nagu siukses kohanemises ja vabanemises ja võib-olla elurõõmu tagasitoomises oli jällegi seotud. Siis olid ju nii ägedad need rebastepeod. Ja mina ei teadnud mitte midagi, aga meie kursa peal olid Sivar oli meie kursavend, Valdeko ja siis oli Kristjan aga Kristjan ja Uwe olid, nemad olid neli noormeest. Aga siis Sivar ja Valdeko sattusid meile sinna ühikasse, meie vist olime just kuskile peole minemas, nii et nad ütlesid, aga et hoopis loomaarstidel on siin kõrval, me olime Torni ühikas, eks ju, et siin kõrval on pidu, et lähme sinna ja see oli nii äge, et need 5. kursuse nagu loomaarstid võtsid meid hästi nagu kohe, ma ei tea, omaks. Jah, just täpselt ja sealt edasi kuidagi jah, oli sellel kõigel teine maitse ja kuna siis oli see hobuste asi minu jaoks veel hästi hingelähedane, siis seal VET-i enda teaduskonnas olid ju need õppehobused, eks ju. Et ma sain mingil hetkel kuidagi ka nii palju jala ukse vahel, et ma sain nende hobuste eest hoolitsema hakata seal ja siis ma käisin ja sõitsin nendega seal natukese, et see ka kindlasti. See oli siis õppetöö välisel ajal, jah? See oli õppetöö välisel ajal, jah, ja see oli ka juba seal esimese kursuse kuskil teisel poolel. Aga mis sealt ülikooli ajast veel nagu meeles on, ma arvan, et erinevaid õppejõude ja erinevaid juhtumisi ja erinevaid, kuidas ma ütlen, et ma ei saa öelda, et see õppimine oleks olnud nagu väga raske. Ja lõpust võib-olla oli see, et ma ei pidanud ju tegelikult lõpetama. Sest et no kuidagi seal 4. kursusel mingisugused asjad viisid sinnamaani, et ma arvasin, et kõige mõistlikum on võtta paus ja võtta üks vaheaasta ja siis ma läbi oma pursi Villu Värv, tema töötas siis Timelas sellel aegsel Timelas ja siis ma otsisin töökohta, siis ta viis mu sinna ja ma kuidagi sain sinna
tegelikult koeratoidu ma ei tea, mingisuguseks müügiesindaja esindajaks. assistendiks, mitte esindajaks kohe, vaid assistendiks, aga ma olin nagu, ma tean, et mulle anti auto kätte ja öeldi, et ja siis oli see koeratoit nimega Revell, mis oli natukese teise tehnoloogiaga tehtud ja siis ma pidin sõitma need proovipakid näpu vahel mööda Eestit ringi ja see oli nagu päris suur katsumus, sest et no ühesõnaga ma sain sellega kuidagi hakkama, sest et siis meil ei olnud jälle ju neid GPS-e niimoodi paberkaardi peal või mälu järgi või kuidagi minna. Aga sealt jah, mul oli kindel plaan, et kui nad mind võtsid, et siis ma kooli ei lõpeta ja vaene Kadri, sest mingil hetkel ma veel suutsin olla seal sellises, mis on siis sekretär asjaajaja ametis, kuna see hästi tubli sekretär asjaaja, kes seal oli, tema tahtis oma karjääris edasi liikuda. Ja siis ma ka ütlesin jah, aga siis jällegi olid inimesed, kes ütlesid, et kuule Anu, et mõtle nüüd ikka järele, et tegelikkuses sul praegu veel on aega ja et võib-olla oleks kõige mõistlikum ikkagi ennast kokku võtta ja see kool ära lõpetada. Ja siis kui ma Kadrile seda ütlesin, ta on hästi mõistlik inimene ja hästi sihuke toetav olnud kogu aeg. Ja ta sai must aru, kuigi ma sain aru, et see tekitas mõningasi probleeme. See minu selline antud lubadus ja võetud lubadus. Aga see, mis see siis oli, 50 ainepunkti oli vaja ära teha seal mõne kuuga, see sai kuidagi tehtud. No sa tegid siis ikka töö kõrvalt? Ma siis mingil hetkel, kui ma otsustasin, et ei, et nüüd siis ma ikkagi tulin sealt töölt ära, aga seda aega oli nii vähe, see oli ju tegelikult nagu mingi aasta maht, eks ju, punktide mõttes. Nii et, aga ei, et sealt võib-olla kõige eredamalt on meeles jalakale antav sünnitusabi eksam ja see, mis see oli siis see piima või nisa juha või pikkus või, mis see oli see tema küsimus. See oli tema kontrolli küsimus, millega inimesi lohku tõmmata. Ja oli, ja ta tõmbas minu täpselt samamoodi, sest ma vist ei olnud sellega kohtunud ma ei teadnud neid küsimusi, minul ei olnud sellest räägitud, aga ma tean, et sealt edasi sellest piisas nagu sellest ühest korrast, sest ma tõesti tuupisin lõpuks. Ma tean, et kui ma teist korda temale eksamit andsin, siis ta küsis ja küsis, võttis neid küsimusi ja ma tean, ma ühel hetkel lihtsalt ohkasin ja vastasin talle, ohkasin ja vastasin ja siis ta sai aru, okei, ta teab. Kuna see lõpeb, et hea küll, et mängime seda mängu siis edasi. Ja mõtlen jah, et ma olen ka täheldanud, et õppejõududele väga meeldib, kui sa esimese korraga kõik ära õpid, et teisel korral nad on natuke raskemad vastased, kellele meele järgi olla. Et jah, jalakast on palju juttu olnud ja palju legende. Aga sa lõpetasid ära, sa tulid Timelast ka ära selleks, et ära lõpetada või nagu jätkata oma õpinguid? Minu arust see nii oli jah, ja siis ma pidin tegelikult, aga ma kuidagi olin paralleelselt, ma jällegi seal ülikoolis figureerisin ja mingisuguseid mõningaid praktilisi asju vist kas kohati tegin või ma lihtsalt käisin seal kätt harjutamas või natuke see hägune on see. Ja siis ma pidin minu arust jääma ülikooli või Tartusse igal juhul edasi, aga seal lõpuaktusel oli siis toonane Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor, kes tuli ja astus ühel hetkel seal pildi tegemise ajal minu kõrvale ja ütles, et Anu, et sa võiksid ka mõelda Veterinaar- ja Toiduameti peale, et tule jutule ja siis ma tegelikult sattusin Tallinnasse ja ma läksin sinna tööle loomatervishoiu osakonda. Kaua sa seal töötasid? Ma arvan, et seda ei olnud mitte väga palju, sest et mingil hetkel ma jäin esimese lapsega koju ja ma tegin ka kodus tööd edasi, aga ma jõudsin sellel ajal Euroopas palju nendel kohtumistel käia, ma tean, et seda oli hästi-hästi palju seal
ja lõpuks need lindude gripi ja need juhendeid, ma tean, et ma pidin mingil moel tegema. aga Ma usun, sulle et seda oli mõned kokkuvõttes, aastad. Ma arvan, et seda kas oli mõned aastad. sulle meeldis seal töötada? Ei, ma sain aru, et see on minu jaoks liiga teoreetiline, et teoreetiline ja kuiv, et ma olen niisugune hästi liikuv ja noh, väljakutsete aldis, ma ütleksin, et see selline kontoritöö jah, oli sellest päriselust natukese kaugel, sest paralleelselt ju Valdeko töötas Västriku loomakliinikus. Valdeko oli selleks ajaks sul ju abikaasa, jah? Ei olnud, me olime koos juba Lihtsalt. ülikooli ajast, aga ma tean, et ma sealt läksin jälle sinna Västrikusse ja siis vaatasin, kuidas nad neid teevad neid või mingisuguseid juhtumeid ja asju või operatsioone. Ja kuna see jällegi paelus, siis ma sain minna koju, siis ma sain asjade kohta lugeda ja nagu niimoodi ennast tasapisi täiendada sealt, et seal oli süda nagu rohkem, tundis ennast võib-olla paremini. Sa jõudsid lõpuks ikkagi nagu müügi peale. Ma No, ei tea, kas seal vahepeal oli ka midagi veel? Ja ma olen töötanud ka politsei koertega. Ja see võib-olla oli selline, kuna sellel hetkel, kui ma olin kodus esimese lapsega ja pidin sealt hakkama tööle minema, siis kuidagi ma isegi ei oska öelda täpselt, kuidas see politseikoerte asi, see pakkumine tuli, aga et mul oli ühel hetkel jah see võimalus, et kas ma jätkan siis seal Vett- ja Toiduametis või ma lähen edasi ja loomulikult selleks hetkeks olin ma väga pikalt olnud tegelenud juba saksa lambakoertega treeningu mõttes, aga ka päästekoertega Eestis. Esimesed päästekoerad olid või meie treenisime neid, ütleme siis niimoodi, ja me saime koolitust Rootsaste käest. Et ma arvan, et kuidagi sealt kaudu oli see politseikoerte juurde minek. Ja ega see praktiline loomaarstitöö või et seal nagu kättpidi natuke see juures olemine, et see ei lõppenud kuskilt ära, aga müügi juurde see oli peale Kaisi sündi või kui oli vaja tööle minna, et siis tuli see pakkumine sealtpoolt Katrin Oblikase kaudu. Ja sa läksid tööle Royalisse? No siis ta ei olnud, siis ta oli Bramham Trade, kes nii-öelda tõi maale seda Royalit ja kes oli vist alustanud selle Royaliga. Ma tean, kuidas see juht rääkis sellest, et kuidas nad alustasid, et see kuivtoidu maailm oli esialgu inimestele väga võõras ja et mis asja koertele antakse sellist süüa. Ja siis ma tean, kuidas hakati ju seda kuivtoitu nii-öelda võtsime koerale paki jõulukseks kuivtoitu kingituseks. Aga nemad seletasid seda niimoodi, et nad pidasid kohvikut ja siis nad ütlesid, okei, uus asi ja siis nad hakkasid mingites väikestes kausikestes või asjades lahti pakendama ja müüma siis kohvikus sinna kohvi ja saiakese kõrvale koertele oma kuivtoitu. Et niimoodi nad alustasid, jah. Aga siis ta oli muidugi suur müügiartikkel, see Royal Canin, et ma arvan, et mina olin ilmselt selle Royaliga seotud, sest ma läksin jah sinna kliinikute müügijuhiks Katrini asemel tööle ja ma arvan, et need olid ilgeajad Royalil või ta oli nagu hästi, ta on praegu ka, aga ma arvan, et kõike seda, vähemalt mulle endal tundub jah, et kõike tehti ja et ta oli nagu nähtavasti. Seda oskavad teised eks olid teised ajad ka ja mina mäletangi sind just sellest ajast, kui sa käisid meile loenguid pidamas ja et sul olid lapsed ka kaasas. Et kuidagi see mulle meelde ja siis mõtlesin, et issand, kui äge, et jälle niimoodi, et üks ema, et making it work, vaata. Ja loengud olid ka ju põnevad, et see teema mind huvitas, aga ma ei mäleta, kas tollel hetkel, kas ma olin juba ka Timelas tööl või ei olnud, et kuidagi jah, et läbi nende koolituste ja hiljem siis Timela saingi mina ju sinuga tuttavaks.
aga kas meie ei saanud tuttavaks ühikas või? ma ei mäleta. Mina tean, ma arvan, et okei, no ei, vahet ei ole, erinevad inimesed mäletavadki asju erinevalt. Erinevaid asju, jah. Aga ma tean, et see Torni ühikas ja Liis kuidagi oli ka asjasse seotud. Segatud. Võib-olla. Ei mäleta. Okei. Aga võis olla. Aga Jah. see ongi tegelikult ju põnev, et kes mida tõesti mäletab või Jah. kuidas asjad olid, sest et ega vahel juhtubki niimoodi, et see esimene hetk, kui sina märkad ühte inimest, ei pruugi olla esimene hetk selle teise Ja. inimese jaoks ja väga põnev on neid ka arutada. Aga sa töötasid Royalis siis või Branghamis, mis see aastaid oli? Sest ma kardan siin eksida. Ma arvan, et neid võis olla 7 või 8 äkki või, sest jah, et see on see sama suurusjärk, mida mina kuidagi arvasin. jah. Et pigem ongi küsimus, et mis hetkel sa tundsid, et peab ära minema ja siis sa läksidki loomaarstiks ju? Ei, see ei olnud ka veel päris niimoodi, et see jällegi sealt samasest Royali kõrvalt tegelikult mul oli iga kord, ma arvan, et see Royali töö oli selles mõttes hästi palju mind ennast arendav ja andis võib-olla selliseid, kuna ma käisin kliinikust kliinikusse, eks ju, et siis ma sain tuttavaks väga paljude Eesti loomaarstidega, keda ma tegelikult oma natuurilt võib-olla nagu mingis kontekstis hulljulge ja väljakutsete aldis, aga ma ei ole selline et ma oleksin väga sotsiaalne või väga jutukas ja sõlmiksin nagu kergesti uute inimestega kontakte, aga kui sul on mingi eesmärk või mingi tööülesanne, siis on väga lihtne inimestega kuidagi minna sellel teemal juttu ajama ja see aitas üle ja ümber igasugustest asjadest, aga ma mõtlen ka seal veel oli seda, et kuna ma pidin loenguid pidama, siis küll toitude teemalisi ja mulle endale meeldis, kuigi nagu seal sa võid ju teha loengut niimoodi, et sul on kõik slaidid ette antud ja sisuliselt sa loed selle asja maha, siis minule jällegi meeldis natukese sinna pikkida mingisugust, ma ei tea, ehitust või anatoomiat või füsioloogiat juurde, et nagu ise asjast rakendada omaenda teadmisi ka sinna juurde. Jah, et see hirm, nagu see lavahirm ja inimeste ees esinemise hirm, nagu sa pidid ennast sellest kuidagi läbi suruma ja ma arvan, et see oli lõppkokkuvõttes mind ennast hästi palju arendav. Aga seal kõrval tegelikkuses jällegi ma tean, et sinna jäi veel ka see Olga Sjetkovskaja kliiniku periood, kus ma tegelikult tutvusin ka Julia Kuhta ja Jegorov. Et ühesõnaga, et see loomaarsti töö nagu kogu aeg ja mingil hetkel ma isegi saavutasin sellised kokkulepped, et ma sain nagu käia, ma arvan, et nädalas kas 1 päev või 2 päeva kliinikus, mida lubati ikkagi nagu väga pika või nagu see oli väga tugev kompromiss ja mingisugusel hetkel võib-olla minu enda tööülesanded ka hakkasid kannatama. Ja seal Branghamis, mistõttu ma sain aru, et okei, et nii ei lähe. Aga sealt tegelikkuses see loomaarstindus, kuigi jällegi, kui sa läksid jälle kliinikuksest sisse, siis kõik juba teadsid ja tundsid ja sul oli justkui see ma ei tea, valgekrae on nagu valesti öeldud võib-olla, aga ikkagi see töö, mis oli väga teistmoodi kui loomaarsti töö, eks ju. Siis iga kord ja mida aasta edasi sealt kliinikuksest sisse minnes, mu süda nagu oli nii valus, et nemad teevad siin seda päris asja. Ja mina tulen ja nagu jutustan siin midagi, tahan ka keegi olla või ma ei tea, mingi, ühesõnaga igal juhul. See on ka selline vale häbi või selline, mis mul ei tule praegu see termin meelde, aga jah, see on see, et sa tunned, et sa ei ole piisav või ei tee õiget asja või ei ole see päris õige loomaarst. Ma arvan, et mul ei olnud päris sellist tunnet, küll aga just seesama, et minu enda sees oli niivõrd tugev puudujääk või ühesõnaga, et piisavalt ebamugav.
ei, ta ei olnud ebamugav, vaid ma lihtsalt tundsin, ma nii tahtsin sinna, et ma nii tahtsin sellesse loomaarsti töösse sinna päris asja, et see oli hästi tugev tung ja see oli väga südamest tulev tung, et öeldakse, et mõistusele, milles valitseb rahu, eks ju, allub terve universum, aga südame kohta öeldakse täpselt samamoodi. ja see süda ühel hetkel lihtsalt pidi võitma. mis tunne või mis mõtted sul peas käisid, kui sa suutsid ära teha lõpuks selle otsuse, et nüüd aitab ja nüüd on vaja midagi muuta ja liikuda kliinikusse? See oli hästi keeruline ja segane aeg minu enda jaoks, et seal oli väga palju erinevaid muutuseid, aga ma arvan, et eks ma proovisin minna juba varem ka, aga loomaarsti nagu, kuidas ma ütlen, et väga proosalistel, võib-olla siis ka rahalistel põhjustel oli väga keeruline teha seda otsust, sellepärast et see töötasu, selleaegne töötasu oli loomaarstile pakutav ja ma ei olnud ju nagu teiste silmis tegelikult mingisugune spetsialist, vaid ma olin justkui nagu alustav ikkagi. Et siis selle tõttu võib-olla neid muudatusi ei saanud teha, aga ühel hetkel see muudatus tuli läbi tegelikult Julia ja Leena. Ilmselt nad olid, nad nägid minus mingisugust potentsiaali, ma saan aru, et kõige rohkem võib-olla nad nägidki seda potentsiaali selle koha peal, et kuna mul oli sidemeid, mul oli teadmisi ja oli võib-olla võimalus kuidagi seda nende mõtet, et nad tahtsid ju teha ise eraldi loomakliinikut ja nad kutsusid mu punti, et siis ma õhinaga sinna sukeldusin. Sorry, ma segan nüüd sinu kuulamist vahele. Mul on tähtis teadaanne. Aitäh, et sa panid subscribe ja kõik need, kes veel ei ole, aga seejuures on regulaarsed kanali kuulajad, siis palun subscribe'ige ja siis te saate esmaspäeva hommikul kohe teada, kui on uus osa väljas. Samuti ma väga ootan teie toetust kogu sellele podcastile, sest ma tahaks laieneda teistele platvormidele, mis loomulikult tähendab täiendavat ajakulu ja täiendavaid finantse. Nii et kui sa saad kas või natukene aidata sellega, siin all on kõik rekvisiidid, mida võid kasutada ja aitäh sulle juba ette. Nüüd tagasi kuulama. Et see oli võib-olla kuidagi ja see ei olnud nagu päevapealt, sest tegelikult sellel ajal ju Royal käis Bramhami käest Remediumi kätte ja siis lõpuks tehti esindus Eestisse ise, kus ka ma tegelikult olin ju ka seal veel selle asjaga seotud, nii et ühesõnaga tunded olid vist sellised mitmetised ja see ei olnud väga lihtne, et ühegi asja alustamine, eriti kui see ikkagi tähendab, et sa pead mugavustsoonist välja minema, sul on mingisugused eeldused asjade kohta, et kuidas nad võiksid olla, eks ju, sa ju lood seda ideaalmaailma oma peas. Päriselu on hoopis midagi muud ja ma arvan, mida rohkem elukogemust meil on, et seda kaalutletumad või järelemõtlikumad me oleme ennem, kui me neid samme teeme ja võib-olla ei ole ka nii naiivsed, et me teame, et isegi kui ma kõiki ei tea, mis sees on, siis ilmselt see, et ükskõik kui selge pildi ma suudan endale manada, siis see ei ole päris nii, eks. Kas sul on omane mugavustsoonist välja liikuda? Teadlikult ja kas sul on omane mugavustsoonist välja liikuda niimoodi teadlikult, et sa tead, et siit läheb piir ja sa nüüd liigud sellest välja? Ma arvan, et ma nii teadlikult neid asju ei sõnasta enda jaoks küll, aga kuna mulle väljakutsed meeldivad, seda ma jälle ei ole esialgu nagu ise endast ära tabanud, aga lihtsalt keegi hea inimene kunagi jälle ütles, et sulle ju meeldivad väljakutsed, et kohe kui on mingisugune asi, siis tuleb selle mõtlemata selles suunas jooksma hakata, et ma arvan, et see on kuidagi seal nende asjadega seotud ja kui siit esitada see küsimus, et kas see teadlikkus ongi võib-olla tulnud nende igasuguste tegude ja vigade ja sellest järelduste hinnaga, nii et praegusel hetkel tegelikult ei ole lihtne, ma arvan, sealt nagu välja astuda.
aga see ei tähenda, et teatud olukorras ma seda ei teeks. Ma nüüd jätaks jupi vahele ja räägiks sellest, et kuidas sa ikkagi kiiravikliinikusse sattusid ja kuidas see loomadega seotud käitumine sulle nii palju huvi hakkas tekitama, et sa tahtsid selles osas spetsialiseeruda. No see, kuna ma olen ju koerte treenimise juures olnud ülikooli algusest peale. Urani klubi, minu soov oli saada saksa lambakoer endale. Ma olin täiesti armunud pikakarvalisse saksa lambakoera ja ülikooli esimesel aastal minu ema ja isa, noh, nii nagu ma lapsepõlvest rääkisin, et isal oli ka jahikoeri mitu, aga nad alati ütlesid mulle, et kui sa lähed iseseisvalt või oma elu peale, et siis sa võid võtta endale kas või 10 koera. Aga meie ei luba sulle koera ja siis noh, eks see siis nagu paisutas seda soovi ja kui ma ülikooli läksin ja ühel hetkel õnnestus olla siis sellise pinna peal, et sinna sai koera võtta, siis me selle saksa lambakoera võtsime, nii et ühesõnaga sealt algas võib-olla see niisugune teadlikum treenimine. Ja kuna need päästekoerad tulid ka üsna kohe, siis sealt oli võimalik mul ise harjutada treenerina ka kätt, et sealt sai ka päris kõvasti igasuguseid vigu tehtud oma hulljulguste ja teadmatustega. Aga ma arvan, et ma sealt tellisin ka üsna kiiresti käitumisalase esimese raamatu. Karen Overali selle esimese raamatu, mida ma siis üritasin. Tema raamatud on väga rasked tegelikult, et seda ütlevad praegu kõik, ka kui me seal koolitusel käisime, siis mind hoiatati selle eest, et nagu võta hästi rahulikult, et ma olen siin koolitusel mitu korda olnud ja ma hakkan nüüd aru saama, et ta suudab mõelda nagu mitmedimensionaalselt ja seda nagu on teistel väga raske hoomata ja kui sul ka veel keelebarjäär on, eks ju, ja minul inglise keele oskus sellel hetkel oli sihuke, et ma tõesti olin sõnaraamat kõrval ja üritasin aru saada, mis see tähendab ja siis mitu korda lugeda neid. Nii et ühesõnaga, et see käitumine on olnud kogu aeg mingis mõttes ja seal politseikoerte juures need treeningvõtted, mida kasutati, olid ju kõik jõupõhised, et miks koerad ei teinud hooga ja innuga ja miks nad olid siuksed ja kuidas neid pidi survestama, eks ju, et see kõik mentaliteet oli, see oli hobuste puhul täpselt samamoodi tegelikult. Ja kuna mul oli natuke see teine vaade ja natuke teine arusaam ja mind alati on häirinud see, et mitte, et seda ei saa alati töö juures, kui me räägime sellest erakorralisest meditsiinist näiteks või et kas alati saab nagu tuleb, aga kas alati saab seda heaolu nagu panna kõige esimese pulga peale, eks ju. Siis see, et juba kui sa suudad loomaga raviprotseduure teha niimoodi, et tal on vähem stressi, siis see lõppkokkuvõttes tähendab, et kõikidel on vähem stressi. Temal, sinul ja kui me... Omanikul ka ju samamoodi lõpuks. Omanikul ka, ja loomulikult. Omaniku jaoks mulle tundub, et on hästi valus ja raske vaadata seda, kui tema looma fikseeritakse, eriti kui ta tabab ära, et seal kasutatakse jõudu, siis sellest võib tulla üks kaebus. Ja seda küll jah, aga jällegi lähme natukese ajast tagasi, siis võib-olla ilmselt oligi neid inimesi, kes seda tajusid ja tundsid. Ma vastupidi ka jälle, kui sa hakkasid neid pehmemaid võtteid kasutama, siis oli ka sellist suhtumist, et me ei premeeri süstimist või näiteks kui sa palusid omanikul, et palun andke oma loomale maiust, eks ju, et siis vastus oli näiteks selline. Aga ma mõtlen, et kuna me tegelesime seal toonases Vilde loomakliinikus väga palju selliste metsikute ja tänavalt tulnud loomadega, kes jäid mingiks hetkeks kliinikusse ravile, siis nende fikseerimine, kinni hoidmine, see oli tohutu koormus. Ja kui ma tegin ja siis tegelikult seal Vilde kliinikus ma tahtsin tegelikult kogu aeg minna Eestist ära ja õppida seda käitumist süvendatult, aga see jällegi
ei olnud, paraku ei olnud see minu teekond, et ma leidsin siis võimaluse online'is Kersti Sekseli käe all ja seda programmi on võimalik kõikidel praegu ka täpselt samamoodi läbi teha. See oli niisugune 10-kuuline käitumismeditsiinialane kursus. Ja sealt tuli hästi palju, et ma paralleelselt käisin tööl ja ma tean, et hommikuti ma õppisin, sest iga nädal oli vaja teha ära, need iga kuu olid sul nagu ülesanded, eks ju, aga sealt tuli jah, seda stressi, low stress handling ja siis Sofia Inn, tema koolitused ja see sertifikaadi tegemine, kõik need asjad, ja kui sa näed sellel tegelikult ise seda tulemust, mitte ainult enda sees, vaid nendes loomades, kolleegides, noh, nende loomade puhul oli neid, nad pigem ei olnud, eks ju, omanikuga loomad, aga et sa said kohe tagasiside ja see preemia oli niivõrd magus, et kui seda nii saab nimetada, eks ju, et siis see innustas edasi tegutsema. jah, just täpselt. Tänasel päeval, mis punkti peale sa ise hindaks oma teadmisi loomade käitumise osas, kui võtame niisuguse 10 palliskaala? 3. Aga sinu kolleegid ja teised loomaarstid Eestis, kuidas nemad hindaks sinu teadmisi? Ma ei tea ma ei oska seda öelda, ma arvan, et ma olen oma loomult pigem selline ebakindel ja ma arvan, et mul ei ole piisavalt teadmisi, teisest küljest jällegi. Anu, ja samas sa oled nii hästi ära petnud, sest et ma olen alati pidanud sind väga enesekindlaks inimeseks, et kuidagi nagu, sest ma ka loomulikult ei tea õiget vastust või täpset vastust, kuidas teised sind näevad loomakäitumisspetsialistina, aga minu jaoks oled sa põhimõtteliselt üks ainuke loomaarst, kes tegeleb spetsialistina niimoodi, et ma julgeks loomi suunata sinu juurde. Ma loodan, et see ei ole või noh, et see suunamine on annab sellele patsiendile selle vajaliku abi, aga miks ma arvan, et tegelikult on ju see, et alguses tundub, et ma tean nii palju ja mida rohkem sa sellesse asja lähed, et siis praegusel hetkel ma ütleksin niimoodi, et mul oleks vaja umbes kuu aega selleks, et läbi teha kõik need materjalid läbi töötada, mida ma tahaksin läbi töötada. Ma üritan iga nädal umbes, ma arvan, võtta kas kursuse või 2 kursust pluss lugeda sellel teemal. Vahel see ei õnnestu, vahel see õnnestub. Praegu ma üritaks läbida neurobioloogia alast kursust. Et ühesõnaga, et see maailm on nagu niivõrd sügav ja selle tõttu ma ütlen, et seal on võimalik nagu edasi areneda. Iganes ja just täpselt. Selles mõttes mulle väga meeldib sinu vastus, et sa ise hindad ennast 3 peale. Sest et jällegi, et mida rohkem sa õpid ja tead, seda rohkem sa saad aru, et sa tegelikult ei tea või kui vähe sa tead või kui palju veel on õppida. Et see on niisugune nagu väga eluterve. Ma olen alati üsna skeptiliselt suhtun nendesse inimestesse, kes ütlevad, et mul ei ole mitte midagi õppida, et ma tean kõike, siis ma nagu, aga kas sa tegelikult ka tead? Jah, et kui mõeldagi kas või selle koolituse peale, kus ma just käisin, et siis kui Kären oskab olla, eks ju, öelda sulle, et see loom käitus niimoodi sellepärast, et seal selles neuronis ja selles ühenduses, vot see lüli on see, mis tingib seda, siis ma seal ei ole veel. Kas loomade käitumise teemad on ka Eestis niisugune tuleviku asi? Ma mõtlen, et kas see saab rohkem populaarseks, kas sellele hakatakse rohkem tähelepanu pöörama? See on hea küsimus. Ma näen, et neid, ega nad kuskile ära ei kao ja ma arvan, et see teadlikkus järjest tõuseb. Kindlasti kogu see keskkond ka tingib nende probleemide olemasolu. Jah, nii et ma usun küll. Kas sa oskaksid nimetada mõnda niisugust rahva tõekspidamist loomade käitumise ja heaolu seisukohast, mis on vale või millest on valesti aru saadud?
Üks näiteks, mis heaolu ja need, ma võib-olla ei vasta su küsimusele, aga mulle tulevad lihtsalt pähe sellised mõtted, et ei ole olemas võib-olla nagu kiirteed käitumise parandamiseks ja meie loomuses on kohati ikkagi otsida neid kiireid lahendusi. Nad kipuvad olema sellised jõupõhised ja loomaga mitte arvestavad. Ehk et ma tüürin oma vastusega natukese sinna nendesse, et kas koeral, et kas jumala pärast traks ei tohi olla ja peab olema kaelarihm või vastupidi, peavad olema traksid või et kas me peame kasutama elektrikaelarihma või kas me peame kasutama ogarihma. Sealt edasi, kui vaadata väga paljude inimeste või ka selles valdkonnas tegelevate siis, kuidas ma ütlen, harrastajate või spetsialistid, ma ei tahaks öelda, aga need, kes koolitavad teisi, et ka nende arusaamad, nende loomade kehakeele lugemise oskus, eks ju, selle emotsiooni tajumine. Väga erinev. Kõik need on jah, väga erinevad. Ja üks asi oli veel, mida ja tegelikkuses veel võib-olla üks, mis on hästi palju on sellist asja, et kui koeral on tegelikult probleem, tema aju ei ole terve, eks ju, või et see tema kemikaalid ajus ei toimeta niimoodi, et ta oleks hästi stressile vastupidav või paindlik, et asjad ei üldistuks, et siis hästi palju on seda arvamust ja seda on koolitajate hulgas ka, et ta kasvab sellest välja, et tegelikkuses see ei ole nii. Et me saame hästi palju võib-olla käitumise nagu kas teatud olukordade nagu haldamisega või me saame ka teatud treeningvõtetega hästi palju looma aidata ja me peamegi aitama, aga sellest tuleb aru saada, et kui loomal on ärevushäire, siis ärevushäirest ei kasvata välja, vaid seda tuleb ravida selleks, et see loom saaks hakkama nende olukordadega, et nad on nagu lõksus ise enda sees oma ajus. Mis hetkel peaks endale või siis omanik endale tunnistama, et seda koera ei tasu päästa? Et kui see ärevus või mis iganes käitumishäire on nii suur, et võib-olla oleks parem see loom magama panna? Ma tahaks uskuda, et on väga palju selliseid, mida paremad on tegelikult meie teadmised, kes neid loomi ravivad, seda vähem on neid loomi, kelle puhul üldse tuleks seda öelda, aga see ei ole ka olemas sellist magic pilli, et mis kõik asjad parandaks, et kuna käitumine on nii kompleksne, siis see alati on seotud keskkonnaga, mitte ainult väliskeskkonnaga, ümbritsevaga, vaid loomas endas toimuvate asjadega, kindlasti väliskeskkonna mõttes elupaigaga, tema omanikuga, selle asukohaga, et ma ütleksin niimoodi, et võib-olla need lahendid võivad olla mitte sellised, et enam ei ole mõtet tegeleda, vaid et kui asjad langevad niimoodi kokku, et sul justkui oleksid selle looma puhuks sellised ja sellised valikud ja võimalused, aga need reaalses elus, nad on nagu ideaalses maailmas või kuskil paralleelses elus võimalikud, siis konkreetselt seda case'i vaadates ei ole need võimalikud. See on üks kindlasti asi ja teine võib-olla, me tüürime siit sinna agressiooni poole, et agressioon ei ole diagnoos, vaid ta on tunnus ja tavaliselt me agressiooni puhul mingisugused
nõudmised või tingimused, loomapoolsed nõudmised või tingimused või vajadused on rahuldamata. Jah, ja kui see on komplektis, eks ju, sellega, et ärevus või erutuvus eskaleerub väga-väga kiiresti, mis teeb selle ka väga keeruliseks, selle haldamise või ravi, siis need võib-olla on need, millega on väga raske hakkama saada. Ja kindlasti agressiooni mõttes on ka selliseid loomi, kes ei ole seotud, kelle agressioon ei ole seotud sellega, et nad midagi kardavad või nad on ärevad, eks ju, või See et pole nad seotud ju kaitsevad ennast, valuga. vaid neid motiveerib tegelikult selline kiskjalik Mm. versioon sellest asjast, et ma ütleksin, et need loomad on väga ohtlikud. Ja see ei tähenda seda, et alati see loom peab lõpetama eutanaasiaga, eks ju, et sellepärast ongi, see on see case, aga et kas me kõik kas me oleme teadlikud ja kas me saame seda vastutust võtta, eks ju, ja neid riske niivõrd palju maandada, et teatud juhtudel on see võimalik, teatud juhtudel see ei ole võimalik ja mõned sellised eutanaasiad olen ma pidanud tegema. Kui ma võtaks selle jutu kokku, siis sisuliselt iga käitumishäirega looma annab aidata ja päästa, aga selleks peavad olema õiged tingimused. See kindlasti on teatava hinnaga ja võib-olla alati ei tasu loota, et sellest loomast saab täiesti normaalne loom, et temast saab lihtsalt funktsioneeriv probleemne loom, kellega omanik peab arvestama või kelle käitumisvajadustega või. Eks me kõik oleme kuidagi omamoodi jah, et see sensitiivsus ja tundlikkus jah, nende asjadega peab, kui me lähme siit loomade juurest inimeste juurde, siis see tegelikult kehtib meiega samamoodi, et see vaimne võimekus ja vaimne vastupidavus on väga multifaktoriaalne. Et me saame seal rääkida toidust, me saame seal rääkida unest, mis on selle kvaliteet, kui palju ja millistes tingimustes meie või see loom saab nendest stressirohketest olukordadest välja tulla ja ennast taastada, eks ju, me räägime valust, me räägime haigusseisunditest ja nii edasi ja me ju kõik saame sellest aru, et need ei ole need, mis on nagu vot täna nii ja 20 aasta pärast või 10 või 5 aasta pärast ka nii, et see on ju kogu aeg alati dünaamiline protsess ja seetõttu jah, kui meil on teatud, ma ei tea, kui meil on diabeediga loom, siis me peame ka arvestama teatud asjadega, eks ju, kui meil on ärevushäirega loom, jah, siis me peame arvestama rohkemate asjadega, aga see ei tähenda seda, et me ei saa nagu vaatamata jätta kogu pilti. Et jah, ja kui me seda vaatame, siis ma arvan, me oleme päris edukad. Kas sa tahaks omada oma praksist või vähemalt töötada mõne praksise juures niimoodi, et sa saad tegeleda ainult käitumishäiretega loomadega? Praegu mul on see hästi tugev, see tung jah, et ma tahaks järjest rohkem ja rohkem, sest see nagu täidab mind, mul on nagu, eriti kui need patsiendid on saanud abi, siis ja sa näed, kui palju nende elukvaliteet ja nende omanike rahulolu suureneb. Et see on hästi hea. See motiveerib edasi, aga kindlasti ka need patsiendid, keda sa ei ole suutnud aidata ja sa mõtled, et miks see nii on ja miks tal need asjad ei toimi ja see ongi see, mis teeb jällegi selle käitumise niivõrd huvitavaks ja see on see, kus neid teadmisi tuleb taga otsida ja järjest sügavamale minna, sest need tegelikult kõik on kuskil nende sees peidus ja nendes tarkades raamatutes ja vastused on kuskil olemas, neid tuleb otsida, sest see jah, põhiline on see, et nendele järele minna, sest see loomaarsti nagu see tunne ka, et kui sa oled ebakindel ja sa ei saa hakkama, eks ju, et nagu siis see süüdistus või see enese süüdistamine ja võib-olla see, et kas sa julged öelda või et
ma kõike ei tea või et otsime ja vaatame siit uuesti, eks ju, et see nagu see, mis on see failure syndrome ja see imposter syndrome. jah, see jah, just täpselt, aga jah, kui sellise avatud meelega ja sooviga minna, siis ma arvan, et on või noh, nii tuleb minna. Ja et siinkohal teen üleskutse kõikidele, kes omavad käitumishäiretega patsiente ja ma ei mõtle siin inimesi, eks ole, et siis suunake need Anule ja Anu hea meelega võtab vastu ja saab jälle oma unistustes natuke lähemale. Aga Anu, me lõpetame kõik oma osad siin sellise traditsioonilise küsimusega, kus eelmine külaline esitab küsimuse järgmisele, teadmata, kellele ta selle küsimuse esitab. Ja ka sulle on jäetud selline põnev küsimus. See on, milline oleks sinu amet, kui sa ei oleks lõpetanud või valinud loomaarsti teaduskonda? See oleks kindlasti seotud loomadega või see oleks kindlasti seotud, ma arvan, Saaremaaga, sest see on selline, ma nagu oma hingelt siiamaani ma olen nagu, mulle meeldib see saar, mulle meeldib see rahu, mulle meeldib see loodus, mulle meeldib liikumine tegelikult ja sellepärast see töö kuidagi võiks olla nende asjadega kuskilt otsapidi seotud. See on väga hea vastus. Aitäh sulle, Anu, selle aja eest ja sinuga oli väga põnev vestelda, nagu alati. Aitäh sulle. Aitäh. Anu esitas järgmisele külalisele väga põneva küsimuse, aga ta lisas ka veel 2 küsimust, mis on puhtalt teadmistele põhinev. Nii et vaata, kas sina oskaksid vastata küsimusele, kus asuvad Langerhansi saart? Kirjuta see vastus siia alla. Ja teine küsimus, jälgi mind Instagramis, Julia Avram, ja ma esitan selle küsimuse sinna. Järgmise korrani.